luterliku reformatsiooni tähtsus ei ole vähenenud, pigem on ta suurenenud ja me peaksime väga paljusid asju, mida Luter omal ajal oluliseks pidas, uuesti taas avastama. Kummaline on see, et 500 aastat tagasi mõtles mõni mees nii, nagu ta mõtleks tänasel päeval ja näeks, mis meiega toimub. Nii et inimene on sama, ikka rikutud ja mõned püüdlevad paremuse poole. Kui palju on reformatsioon mõjutanud kirikut ja kultuuri? Ääretult palju on reformatsioon mõjutanud kirikut ja kultuuri, kõigepealt kirikute arhitektuuri osas ääretult palju ja ka kindlasti inimeste mõistmise osas. Aga kui me räägime luterlikust reformatsioonist ja tema mõjust Eestis, siis ma tooksin välja ühe kõige olulisema asja. See on Luter rõhutab ääretult palju hariduse tähtsust. Ja nii nagu ütles täna Taavi Aas, väga ilusasti tuletas meelde ühte väga võimast Luteri lauset, kui me ei anna oma lastele haridust, kui me ei ava koole, siis on Jeesus ilmaasjata surnud. Luter ütles, et inimesed ilma hariduseta jäävad loomaks või muutuvad loomaks. Ja me ju ometi ei taha olla loomad, muutuda loomaks ja olla loomade keskel loomana. Luter ütleb, et haridus tuleb anda kõigile, neile, kellel on raha ja neile, kellel ei ole raha. Sest ka need, kellel on rahad, tahavad nende keskel ju elada, kes siis ilma rahata, ilma hariduseta jääksid. Nii et luterlik põhimõte on anda oluline hariduse osa kõigile inimestele ja Eestimaal 17. sajandis oli 75% juba kirjaoskust olemas tänu Luterile väga suures osas. Nii et väga suur tähtsus.